Läheme tagasi tänavatele ja meie Sigrid uuris, kuivõrd populaarne võiks olla alkohol siis, kui alkoholipudelitel oleksid samasugused hoiatussildid, nagu seda tänapäeval on suitsupakkidel. Mul on siin üks hoiatavate siltidega alkoholipudel. Me vaatame, kas keegi paneks selle endale pidulaua peale. Ну, это какой-то новый бренд. See on mingi siseelund on siin, siis mingi põlev auto, kurb laps ja joomine tapab. Pidulauale ei paneks sellist. Aga mis siin viga on? No see reklaam ju, see ei sobi ju. Manitsused, kuidas ma panen? Sõbrad tulevad kokku ja minule manitsused on lava peal. Pilt ikka kena olema. I definitely wouldn't put it in my table. I know it can be dangerous, but it's only 40%, so it's not so dangerous if you take only a couple of snaps. Paneks küll, siis mõttes, et ega alkoholi tuleb ikka tarvitada mõistlikult, ega siis et jah, see õudne pilt on küll, ma tean, et jah, siuke asi võib juhtuda, kui sa alkoholi kurjasti tarvitad. Настроения не будет такой пить. Не. Sellise. Õnneks ma väga ei joo, et arvatavasti ei paneks. Я бы задумался точно, на самом деле. No, I wouldn't, but I don't drink. So if I drink, probably. Just like people buy it tobacco with pictures of people dying, I think. Teate, väga vist lõpuks keegi väga ei vaata, et kui juba välja kallatakse, et siis juba kes enam pudelit vaatab. Et kui ma alkoholi liig tarvitan, siis mind ei huvita see, et see pilt seal peal on. Kui ma olen mõistlik tarvitaja, siis ma tean ise, et liiale minnes siuksed asjad juhtuda võivad. Kunagi olin suitsetaja, nüüd jätsin maha. Siis olid nad samamoodi, et suitsu peal sildid, aga need ei vahet olnud. Ja siis kui nälg oli, siis tegid ikka. No, et kui kellelgi nagu isu on ju, eks ta ikka ostab samamoodi suitsetamisega, et kui need pildid seal peal on, siis inimesed ju ikka suitsetavad, aga nagu ise ma jah, võib-olla siis veidi rohkem mõtleks, kas osta. Ja aga kui paljud alkoholi üldse joote? No nüüd või ikka väga harva, et kui noorem, siis sai rohkem. Ja ei, pigem hetkel mitte.